Tere päevast, head kuulajad siin ruumis ja need, kes jälgivad meid arvuti taga. Me jätkame meie vestlusi tsivilisatsioonist ja tänane teema on linn tsivilisatsioonist. Osaliselt me seda teemat oleme juba puudutanud, erinevad aspektid, nii et kui teil tekib kuskil äratundmisrõõm, siis ärge kohe jääge magama, siis võib-olla midagi uut tuleb ka. Niisiis, meie mõned teemad siin. Esiteks me rääkisime sellisest niinimetatud traditsioonilisest või arhailisest kultuurist, mis on enam-vähem ringikujuline ala, mis on eraldatud sellest, mis on väljaspool seda ala. Mis on väljaspool, sõltub sellest, ütleme, geograafilisest asukohast. Kui me räägime Euraasiast, siis see, mis on kultuurist väljaspool, on mets. Aga tihtipeale tal ei olegi nime. See on selline metsik maa. Et eesti keeles metsik ongi sõnast mets. Aga ütleme, see metsik maa võib olla kõrbes, võib olla merel, ükskõik. Nii. Ja see on siis inimeste ja hiljem tekib selline mõte nagu meie. See on meie maa ja meie oleme selle maarahvas. Ja selline enesenimetus maarahvas on väga levinud. See oli ka eestlastel põhiline enesenimetus maarahvas. Aga see maarahvas juba eestlastel, see ei tähendanud, et see vastandus metsale, aga see tähendas see vastandus linnale. Aga see on juba järgmine etapp. Niisiis, see on meie maa ja meie ala on muuseas selline ala, kus ma tunnen kõike. Ma ei saa siin ära eksida. Mul on siin tuttavad inimesed, tuttavad loomad. Mõned loomad on minu omad, aga mõned on sellised kollektiivsed. Ja see on struktureeritud ja hästi liigendatud. Ja sellest me rääkisime enne, et siin on nagu põhiline asi, et siin on nagu 2 punkti. Ma lähen punktist A-sse, punktisse B ja pärast võin sama teed minna tagasi ja ei eksi ära. Ei ole siin mingisuguseid kultuurivaime, kes mind hakkavad eksitama. Täiesti teine asi on, kui ma lähen välja. Ma lähen välja kuskile teadmata maasse. Lähen punktist B punktisse ei tea mis. No, näiteks midagi korjama. Ja pärast tahan sama teed tagasi minna, aga teed ei ole. Isegi ma märgin ära mingisuguse leivaraasukestega, aga mets või metsaelanikud, linnud söövad need ära ja ole lahke. Tagasi teed ei ole. Veel seal metsas, ma kordan seda, mis me rääkisime, seal on igasugused vaimud, kes mind eksitavad. Ja spetsiaalselt ajavad sind, kaotavad seda teed ja juhatavad valet teed. Kuidas nendega toime tulla? No vot, seda on hästi kirjeldatud vene kultuuri puhul. Kui lähed metsa ja siis eksid ära, mida tuleb teha, no kõigepealt tuleb palvetada. Et äkki Jumal on tugevam kui need metsavaimud, mis sind eksitavad. Ja tihti aitab. Palvetad ära ja kohe leiad seda õiget teed, sest Jumal juhatab. Aga siis, kui ei aita,
siis nagu muud väljapääsu pole, kui sa pead selle metsavaimuga rääkima tema keelt. Esiteks, mis sa teed? Esiteks paned oma ennast teistmoodi riidesse. Keerad oma riidet pahurpidi ja tagurpidi ja siis sa oled nagu tema. Kõik on valesti. Ja siis sa ei palveta, vaid ropendad viimaste sõnadega. Sest see on nende pahade vaimude keel. Muuseas, et vene roppused, seal on 2 allikad. Ühed on nii-öelda kristlikud. See on kõik, mis on seotud emaga. See on püha ema, siis versus rõvetatud ema. Ja? Aga teised, mis on seotud suguelunditega ja koetusega ja üldse ka viljakusega, need on vanad pagandlikud terminid, kus juures selline Venemaal, ütleme, ei ole mingit venelasi. Idaslaavlastel, nagu paljudel teistel rahvastel, oli fallose kultuur. Ja mis see on? Praegu see on kõige rõvedam sõna vene keeles. Fallose kultuur ja selle vastand vagina. Need kõik on kõige rõvedamad sõnad, mis kunagi olid kõige pühemad. Sest nad olid seotud elu edasiandmisega. Nii, no vot, aga see kuri vaim seal metsas, metsavaim, neid peensusi ei tea ja igasugune roppus talle kõlbab. Ja siis sa leiad õiget teed. Aga kui ei leia, siis keegi ei saa sellest teada. Siis jäädis. Nii, see on mets, aga samasugune asi on nendel kultuurides, mis on näiteks ookeanil saar. Lähed punktisse ei tea mis, püüad seal kala, hakkad samad teed tagasi minna, samad teed ei ole. Tuul ja need merehoogused viivad sind ära. Need merevaimud on isegi hullemad kui metsavaimud. Või siis, araabia kultuuris on see kõrbes eksitavad džinnid. Lähed õhtul magama, veel paned oma kotad niimoodi õigesti ida poole, hommikul ärkad, kõik barhaanid on teistmoodi, kotad on kuskil ära viidud. Ja üldiselt ei ole teed ega orientiiri, sest need džinnid, ma tahtsin öelda, et nalja ei tee, just nimelt niimoodi nad naljatavad sinu kulul. Nali on paljudes kultuurides selline agressiivsuse väljendus. Mitte teen nalja, et oleks lõbus, aga teen nalja, et sind solvata. Teen nalja sinu üle. Nagu ütles üks prantsuse kuningas, ma ei salli nalju naiste kulul, need naljad on rõvedad ja maitsetud. Niisiis, nali on halb käitumine. Nii, no vot, siin ei ole. Aga mida siis see kultuur teeb? Kultuur laieneb. Kultuur on oma olemuselt ekspansiivne või ütleme kolonialistlik. No, miks ta väljub oma piiridest? No selge miks, kui ta näiteks, me oleme siin karjakasvatajad, siis me otsime paremaid karjamaid. Karjamaa on tegelikult päris huvitav asi, et see on nagu meie ala, aga siis, kui on teised kultuurid, siis see on selline kokkupõrge ala. Väga paljud sõjad tekkisid ka karjamaade pärast. Aga no ütleme, kui oleme rahulikumad rahvad ja karjapidajad on peaaegu alati agressiivsed, need karjapidajate kultuurid. Mulla mongolid on parim näide siin, aga mitte ainult mongolid. Sudaanis käib, ma ei tea, mitukümmend aastat
väga verine kodusõda karjakasvatajate ja põlluharjajate Darfuris. Ja karjakasvatajad ei ratsuta enam hobustel, aga tulevad džiipidega, kus on kuulipildu ja lihtsalt ütleme niimoodi, et kultuurilist arengus nagu peetakse, et põlluharjad nagu on kõrgem tase, aga karjapidajad on alati agressiivsemad ja edukamad sõjades kokkupõrgetes. Seal Darfuris on veel asi komplitseeritud sellepärast, et nad on erinevad hõimud. Aga mis me tavaliselt, kes on nagu siin nagu püsielanikud ja kes on sissetungijad. Aga nad on mõlemad püsielanikud ja mõlemad teise meeles sissetungijad. Tulevad siia põllu ajama meie karjamaale. Nii. No vot. Kui me oleme põlluharjad, siis on selline asi, et meil on siin haritud maa ja muuseas see kultuur etymoloogiliselt tuleb kultuura agri või agrikultuur, kultuuri nagu esmane tähendus ja eesmärk on maa harimine. Ja muuseas, me harime maad, anname maale haridust ja sealt tuleb siis haridus ka. No vot, Hesiodesse kuulus poeem, üks vanimaid teoseid Euroopa alas on Tööd ja päevad eesti keeles. Ja? Tööd ja päevad. Ja see on just selline õpetus, kuidas olla kultuurne, kuidas harida maad ja kuidas, ja mitte ainult maad harida, seal kuidas harida iseennast selle maa harimise nagu teate, Hesiodesel on kaks kuulsat poeemi, üks on teogoonia, kuidas jumalate pärit olla, teine on nagu maine, kuidas ja selline kasvanduslik. Nii, no vot, kasvatad, harid seda kultuuri, siis sa kasvatad siin midagi ja siin tuleb väga vana selline ja väga võimas metodoloogia, et maa sünnitab. Vot see saak on sellepärast, et maa sünnitab seda. No, maa sünnitab 1 aasta, 2 aasta, 3 aasta, 7. aastal nagu enam eriti ei taha sünnitada. Mis siis teeme? Lähme raiume siin metsikul alal natuke metsa, põletame seda maha, teeme seda põllumaaks, kultuurseks alaks. See on huvitav, et meie kardame metsa, mets on tugevam ja agressiivsem kui meie, aga see, kes keda hävitab, on meie, kes hävitame metsa. Selleks, et seal teha kultuurse ala. No vot, niisiis meie teeme kultuurse ala, aga enne kui me lähme siit meie alast välja, üks esmane kultuuri ekspansiooni ilming või tegevus on semiootiline ekspansioon. Me lähme ja anname nendele asjadele nimed, sest nimed olid ainult siin meie alal. Isegi kui me seal anname metsavaimule nime, siis kui me anname talle nime, siis on meil teatud kontroll tema üle. Või vastupidi, anname talle nime ja siis keelame seda nimetada. Ütleks küll, aga vastu ööd ei hakka rääkima. Ja? Seda kurja vaimu veel siia kutsuma. Ütle, miks ta tuleb, sellepärast, et kui ma tean tema nime, siis ma olen mõnes mõttes tema peremees. Meie vahel on side, ütlen, kurat, siin ma olen. Ja? No vot, nii, aga mitte ainult nende vaimudele. Hea näide on noorema sedas. Teate, on vanem eda ja noorem eda.
eesti keeles ja tihti teda nimetatakse poeetiline edda, mis on vanem edda ja proosa edda, mis on noorem edda. Aga see noorem edda, seda kirjutas Snorri Sturluson, Islandi munk, 12. sajandil, kui ma ei valeta. Siis see oli nagu kommentaar sellele vanemale eddale, aga selles kommentaaris on mõned müüdid ja legendid sees, mis on vanemad kui see vanem edda. Niisiis, võt selline lugu, et lähevad need, ütleme, olendid, jah, kultuursed olendid, need ei ole päris inimesed, ega ütleme, nende Skandinaavia jumalad on väga antropomorfsed, need on ässad. Lähevad nad välja ja siis nende järgi jookseb mingisugune elukas. No vot, mis elukas see on? Ja siis nad panid talle nimeks. Nad panid talle nimeks koer suure tähega. Ja see koer oli nagu isikunimi või päris nimi, aga siis tema sarnased on siis ka kõik koerad. Ja? See on väga oluline selline mütoloogilisem ütlemine, et päris nimi on vanem asi kui üldnimi. Ja? No vot, niisiis koer. Ja siis neil vahepeal tekkis janu. Ja siis on siuke huvitav asi, et kust otsida vett. No ütleme nagu piiblis, juudid ekslevad kõrbes, on vaja vett, kust võtame vett kaljust. Selline huvitav idee, et miks kaljus on vesi, aga see on palju tark. Nii, siis nad näevad mingisuguse moodustuse ja nagu sobib vee võtmiseks ja panevad talle nimeks kalju. Ja sellest peale on kalju. Aga sinna on vaja kuidagi auku teha. Ja siis nad moodustasid sellise riistapuu ja panid talle nimeks suure tähega puur. Nii, vot, nii tulevad nagu nimed. Nemad panevad asjadele nimed. Ja see vajadus tekkis siis, kui nad lähevad oma alast välja, sest siin seal sees nagu nii kõik asjad on nimetatud. Aga siin tundmatul maal me paneme nimed ja siis see maa ei ole enam nii väga tundmatu. No me mäletame piiblis, Jumal lõi kõike, kogu universumit, seal kõik tähed, kõik need veed, mäed ja nii edasi, elukad inimese ja siis Jumal ütles Aadamale, see on sinu maailm, anna asjadele nimed. Mida Jumal ei teinud, ta ei andnud asjadele nimed. No, see on väike vastuolu, sest enne seda pidevalt on asjad nimetatud, aga see on inimese väga oluline funktsioon, anda asjadele nimed. Nii, ja sellega seotud on üks väga levinud valearvamus, et arhailistele inimestel või sellises tsivilisatsiooni, et sellele on omane animism. No see on nii levinud, et termin, et seda me näeme seal Wikipeedias väga palju, et seal tihtipeale praegu kasutatakse termin animism, sellepärast, et termin paganlus on ebakorrektne, siis et see ei ole paganlus, aga on animism. Mis oli see animismi teooria? Edward Tylor, ma ei hakka kirjutama. Ärge uskuge inimesi. Edward Tylor, väljapaistev antropoloog, kirjutas raamatu, väga mahuka kompendiumi, eelajaloline või metsik mõtlemine. Pärast on mitu autorit veel kirjutanud selliseid raamatuid nagu metsik mõtlemine. Nii,
Ja siis tema ütles, et mis seal, millised on religioossed arusaamad. Ja ta pakkus termini animism. No, see termin ja kogu see kontseptsioon on vale, aga enne seda on tal väga õige tähelepanek. Kui me räägime mingisugusest religioonist, siis me kanname üle meie arusaame religioonist. Ja eriti, ütleme, sellist protestantistlikku. Mis asi on religioon? No see on usk. Ja siis on need missionärid seal Aafrikas ja no, seal Okeaanias, Austraalias, nad küsivad, mida te usute? Ja kõik need metsikud inimesed, mulle väga ei meeldi metsikud inimesed, aga nii nad kasutavad. Need metsikud inimesed erinevatest rahvastest nagu ühest ütleme mitte midagi. Miks me peame midagi uskuma? Kõik kogemusest tuleb see. Ja siis tuleb selline sensatsiooniline uudis, et on leitud hõim, kes ei usu mitte midagi, ei ole religiooni. Aga siis, kui need missionärid seal kauem elavad, siis hea küll, no ei usu midagi, aga mis te siin tantsite, mis need rituaalid on, enne kui te jahile lähete. Kohe räägin ka jahile minekust. Ja siis vastus on jällegi nagu kõhastus. Me ei usu, me kardame. Ja see hirm on palju olulisem religiooni alus ja palju universaalsem kui usk. Nagu see, ja see on ka kristluses näiteks, ütleme, ja eriti protestantismis, kui vaatame Luteri katehismust. Iga peatükk hakkab, sa pead Jumalat kartma ja armastama. Ja, kuidas need kaks asja koos? Kartma ja armastama. Ja hea inimene on kes? See on Jumala kartlik inimene. Ja? Aga mitte Jumala armastav inimene. Ja? Jumala kartlik. Nii et see, muidugi seal luterlus kõige tähtsam on usk. Sola fide. Ainult usu läbi pääseb inimene. Aga selles usus, kui me räägime konkreetselt, peab Jumalat kartma ja armastama. Nii, me kardame. Ja keda me kardame? Miks me kardame siis, kui lähme jahile mingit looma tapma? Ja ei karda siis, kui näiteks hakkan oma siga veristama. Sellepärast, vabandust, ma kohe tulen selle juurde tagasi. Niisiis tähele, miks sa karda, mis nad niimoodi teevad? Sellepärast animism. Nad arvavad, et kõikides asjades on anima, see tähendab hing sees. Lähen puud raiuma, aga ma enne seda pean kuidagi kommunikeerima selle puu hingega. Lähen mingisugust looma tapma ja siis ma pean, teen sellist rituaali, mille käigus ma suhtlen selle looma hingega. Nii, aga ma ei tee mingit rituaali, kui ma tapan oma siga või mul ei ole mingisugust alust arvata, et taburetil on hing. Puul seal metsas on hing, aga minu puidust tehtud taburetis ei ole. No muidugi on sellised äärmuslikud animistlikud teooriad, mis ütlevad, igal pool on. Või variant, igale poole võib tulla. Hoian seda käes, äkki seal tuleb sinna hing sees. Aga need on sellised hilisemad teooriad. Nii, milles siin asi on? Asi ei ole animismist, vaid omandi suhtes. Ja kui ma tapan oma siga, siis see on minu siga. Kui ma lõhun oma tabureti, see on minu taburet. Aga kui ma lähen puud raiuma metsa, siis see ei ole minu puu. Ja need metsloomad ei ole minu loomad. Eesti keeles ka nagu koduloomad ja metsloomad. Kellele? Koduloomad
kuuluvad kodule, aga metsloomad metsale. Vene keeles need metsloomad diki zveri või divi zveri. Div on seesama Ida-Euroopa tüvi, mis deus. Jumala loomad seal metsas ja või õigemini jumalate loomad. Ütleme, et väga hilises ja arenenud kultuuris nagu Vana-Kreeka, seal nagu igal jumalal olid mingisugused tema elukad. Nii, okei. Nii, see on meie vabandust, mul läks meelest ära. Me kultuur liigub, aga siis ta jätab enda järgi midagi. See kultuuri olemus ja tema liikumist, seda kõike on kirjeldatud juba alates 19. sajandist. Aga see, mis sealt taga jääb, kultuur liigub ära ja mis siin on? See on huvitav, et seda ala avastasid enne mitte antropoloogid, vaid poeedid. See on tühermaa. Kultuur jätab enda järgi tühermaad, mis ei ole ei kultuur ega loodus. Kui te mäletate Francis Scott Fitzgeraldi Suur Gatsby, seal see tühermaa ja on reklaam, prillireklaam, et see on jumala pilk, vaat seal Eliotil, Whitmanil, Fitzgeraldil, just tühermaal elavad jumalad, mitte seal metsas, mitte kultuuris. No ütleme jumal. Nii, no mis siin on see tühermaa, seal on prügi. Veel 19. sajandil arheoloogid kõige rohkem rõõmustasid mitte siis, kui nad leidsid mingisuguse linna varemed, aga siis, kui nad leidsid prügi. Sest linnad rüüstatakse, põletakse ja nii edasi, aga see, mis on välja visatud, seda seal keegi ei otsi ja see säilib. Ja seal palju tekste on seal. Ja ka selline maiuspala on muistne käimla. Seal on selliste tekstide tükid. Ja kusjuures üks arheoloog kirjutab, et ta juba selle lõhna või aisu järgi võis tuvatada, milline kultuur see on. Ja kõige vastikum ais oli vanadel Tiibeti käimlad. Ma ei tea, mida nad seal sõid. No, ma tean, mis seal sõid. Väga tervislikku toitu. Nii. Nii, jätame sellest kõike me oleme rääkinud. Nüüd tuleme linna juurde. Linn on nagu sellise traditsioonilise ala antitees. See kultuuriala, meie ala, ta peab olema eraldatud ja ta peab olema kaitstud tavaliselt. Nii füüsiliselt kui ka, ütleme, semiootiliselt. Ütleme selle, Amazonases elavad väga palju rahvad, kes räägivad erinevaid keelt ja nad ei suhtle. Aga kuidas nad märgistavad oma ala? Murdunud oksaga. Ja see on selline kõikide nende rahvas, et siin hakkab meie ala. Ja enamasti nad respekteerivad. No mõnikord nälg ajab. Kui
antropoloogia seisukohalt ei olnud sugugi kõige täpsem film Mel Gibsoni Apokalüpso, aga seal hõim, keda see atsteekide tsivilisatsioon hävitab, nad põgenevad ja siis, kui nad lähevad läbi selle teise territooriumi, nad väga viisakalt ja väga ettevõtlikult küsivad luba. Sest see, nagu meile tundub, et mets ja kõik, aga ei ole, seal on murtud oks. Muuseas, selles filmis ei ole näidatud, aga ja kui sa lihtsalt tuled, siis sa oled sissetungija. Aga neil oli vaja vastupidi pääseda. Nii. Linn on sellise arhailise kultuuriala antitees. Linn peab olema avatud. Ja kõige parem koht linna jaoks on seal, kus ristuvad erinevad teed. Eriti hea, kui seal maismaateed ja veeteed. Seal jõe ääres või mere ääres. Ja, et linn on avatud. No, miks linn on avatud? Sest et selline tsivilisatsioon on eneseküllaldane. Nad teevad kõike, mis neil on vaja, mis vaja tarbida see on. Aga linn kunagi ei ela ära sellest, mis on linnas. Ja linnal on vaja kuskilt juurde saada. No, muidugi selle linna ümber on nagu see meie ala, mingisugused selle aiad ja peenrad ja värgid, aga üldiselt linn on koht, kus kaubeldakse. Ja need kaubad peavad kuidagi tulema ja nad tulevad erinevatest teedest. Aga linn on samas ka suletud. Ja ta on suletud mitte üksnes semiootiliselt, aga peaaegu alati füüsiliselt. Ka Eesti linn tuleb, no ma ei tea, kas sõnast linnus, aga linn on see, mis on ümbritsetud seintega. No teate, et eesti keeles see linnus ei tähenda linna. Ei tähenda linna, see oli just selline ajutine koht, kuhu inimesed tulid, mida tegema, redutama ja kartma ja kaitsma. Aga kui vaenlane on, siis linnusest mindi tagasi. Aga see on, no mul on siin ainult Euroopa keelt, aga see ei ole ka teistele kultuuridele võõras. Nii et linn on tihti tuletadki sõnast müür. Ja paljudes keeltes on linn ja aed üks ja sama. See ladina hortus. See on nii linn kui, ütleme, aed. Aga aed ei ole see, mis on siin vanas kultuuris. Aed on see, mis on piiritletud mingisuguse aiaga. Nii, ja sama asi on, ütleme, siin germaani tõn, taun, germaani saun, hollandi norra keeles ja vana vene keeles tõn on samast tüvest. Või siis gard, see on ladina keeles hortus, skandinaavia keeles gard, siis garden ja ütleme inglise yard on ka sealt. Skandinaavia allikates, saagades
see ala, mida tihti nimetatakse Kiievi Venemaaks, see Venemaa on nagu siin halb sõna, aga see Kiievimaa, seda nimetatakse Gardariiki. Ehk see on kas linnade või aedade riik. Linnal on üks oluline omadus, et ta alati tekib seal, kus linn juba oli. Võib-olla selles mõttes üks kuulsam lind on Trooja, aga ka Tartu. Millele rajati Tartu? No vot siis, kui Jaroslav Tark põletas Tartu maha ja ehitas Tartu. Ja pani talle oma, siin tavaliselt öeldakse, et pani oma pühaku nimi, aga Jüri oli just aga paganlik nimi. Aga ükskõik, pani talle Jürjev nimeks. Nii, aga no kõige kuulsam võib-olla selles mõttes linn on Trooja. Heinrich Schliemann, mõni nimetab arheoloogia isaks, mõned nimetavad vastikuks avantüristiks. Nii, aga igatahes ta oli unistaja. Ta oli selline unistaja, kellel tihti unistus ja reaalsus lähevad segamini. Ta oli rikkast kaupmehe perekonnast ja enne kui ta hakkas arheoloogiks, mis oli tema unistus, ta lapsepõlveks saadik, kui ta luges Homerase epost, ta sai aru, et see ei ole mingisugune luul, et see on täpne ajaloo sündmuste kirjeldus, aga kus see Trooja on, et see on see küsimus. Nii, aga enne seda ta töötas oma onu juures. Onu oli suur rahvusvahelise firma omanik, tal oli laod Peterburis ja minu meelest San Franciscos, igatahes kuskil Lääne-Rallikas Ameerikas. Ja see oli mõlemas juhtus selline asi, et mõlemad laod läksid põlema. Aga see Schliemann töötas ajalehes. Ja ta andis väga suurepärased reportaažid nendest põlengute kohta. Aga juhtus nii, et seal San Francisco lao puhul see ilmus lehes enne, kui need laod läksid põlema. Nagu Albaania president rääkis sellise lugu, et Putinil juhtus nii, et ta saatis kaastunde avalduse Prigožini naisele, enne kui Prigožini lennuk tõusis õhku. Ei tea, kas vastab tõele. Aga see, nii. Niisiis, kuidas kõige paremini kirjeldada mingisugust asja, tuleb seda korraldada. Nii, sellegipoolest, ma ei tea, vist onu ei saanud sellest aru, seda avastati palju hiljem ja tal oli piisavalt raha Schliemannil, et sõita sinna praeguse Türgi läänerannikule ja otsis Troojat ja leidis Trooja. Khazarlik oli see Türgi nimi sellel alal, hakkas kaevama ja ongi nii, täpselt nagu Homerasel. Linn, mis on maha põletatud. Aga siis igaks juhus kaevas edasi. Ja lihtsalt selle all oli linn, mis oli maha põletatud. Ja siis, kui juba sattus hoogu, kaevas edasi, leidis kolmanda linna, mis oli maha põletatud. Ja kuni 9. Oleks edasi kaevanud, aga põhjaveed tulid vastu.
Niisiis, vot. No kui me vaatame kaardi pealt, siis ei ole sugugi nii magus koht, et vot mujal ei saa linna rajada, aga vot millegipärast rajatakse sinna. No see, miks tal arheoloogide hulgas on kahtlane kuulsus? No ta avastas Trooja. No kust me teame, et Trooja? No sellepärast, et ma ütlen. Aga siis üks päev ta saatis kõik töölised ära ja kaevas ise ja leidis kuninga praami ehted. Suur süüke nagu suured aarded, hõbemest ehted ja kui te vaate Vikipeedias või igal pool, siis on Šlimani naine koos nende ehtedega. Suurepärane. Hiljem pandi tähele, et väga sarnaseid asju müüakse naaberlinna turul. Aga no vot jälle, kas ta leidis või pani? Siis on parem leida, mida sa ise pani. Kahtlane on see, et saatis töölised ära. Aga igaks juhuks veel ise seal ka. Nii, no samas see on suur arheoloogiline saavutus. Ja veel pärast seda ta kaevas Mikenas ja ka leidis Agamemnoni kuldmaski. Juba mitte hõbedas, aga kuldmaski. Ja kui ma ei eksis, siis seda maski varastasid Nõukogude väed ja ta on kuskil Venemaal teise maailmasõja ajal. Aga no suurel määral see, mis me teame Mikena kultuurist, on tänu Šlimanile. Me ei tea, kas see isariik oli Trooja, aga no see on märkimisväärne arheoloogiline saavutus ikkagi. Niisiis, linn tekib selle koha peal, kus linn juba on. Või siis on üks teine suuri. Linn on antropomorfne, linn on inimene. Linnal on nimi, nagu inimesel. Nime antakse. Või siis nime muudetakse. Ja ei taha olla enam Peterburi, sellepärast, et me sõdime sakslastega ja meie linn valib endale nimeks Petrograd. Siis ei taha olla see tsaariaegne igand Petrograd ja paneme endale nimeks Leningrad. Siis ei taha seda neetut Leninit enam nimel kanda ja paneme tagasi Peterburi. Sankt-Peterburi. On eksitus. Isegi kultuuriinimesed nagu Rostropovitšil, ka selline antropomorfne mudel, et linnal on isa ja see Peterburi isa on Peeter ja sellepärast see on Peeter esimese järgi. No Peeter esimene ei olnud nii suur tegija nagu Trump või Putin, kes enda nime järgi paneb midagi. Ta pani oma taevase patrooni järgi. See on Püha Peetruse linn, Sankt-Peterburg. Nagu annab au pühakule, aga mitte endale. No vot, aga nii. Okei. Niisiis linnal on nimi ja see nimi võib muutuda. Aga siin on ka teine suhe. Kui me rajame täiesti uut linna, siis missugust nime me talle paneme? Ja väga levinud mudel on see, et me paneme vana linna nime. Ütleme seal Ameerikas need kolonistid rajasid Manhattani saarele linna ja panid talle nimeks New Amsterdam. Aga mõne aja pärast olete, miks Amsterdam? No teate, et seal oli väga palju kalviniste ja ka hollandlasi. Ja on selline müüt, või ütleme legend,
mis ei vasta tõele. Et kui valiti Ameerika Ühendriigi rahvusliku keele, siis kõige populaarsem variant oli saksa keel. Aga see ei vasta tõele. Aga Ameerika Ühendriigis ei ole riigikeelt. Nii, okei, aga niisiis. New Amsterdam ja pärast väga paljud linnapead olid hollandi nimedega. Van Buren ja teised. Nii, aga mõne aja pärast nad otsustasid, et hollandlased on kuidagi ülehinnatud. Ja paneme talle nimeks uus York, New York. Miks York? Sellepärast, et osad väljarandajad olid just nimelt sealt Yorki kandist Inglismaal. Keskaegses Inglismaal York oli väga tähtis linn, aga 19. sajandil ei olnud, aga New York muutus väga tähtsaks ja nii ka teised nimed. Kui seal päris hea film, mul läks meelest ära praegu režissööri nimi, mille pealkiri on Moskva, solgudes Texas. Kusjuures sealt on pärit see, mis see Moskva seal on. Tegelikult seal mitte midagi ei ole, see on ainult see linna silt, et see on Moskva. Aga tegelikult Ameerikas on väga palju Moskva. No, mitte väga palju, aga mõned Moskvad. On mõned Peterburid. Kui te lugesite Mark Twaini, selle Tom Sawyerit ja Huckleberry'ga, siis St. Peterburis. Aga see ei ole ainuke St. Peterburis seal Ameerikas. Seal on väga palju erinevad linnad, mis kannavad mingisugust Euroopa linna nimesid. Nii. On seal mõned näited veel. See on Rootsi linn Nyen, need on 2 tükki. Üks on see Landskrona Lõuna-Rootsis, aga teine Nyen on praegu tuntud Peterburi nime all. Siin selline, linnametoloogia tänu Puškinile. Et keset tühermaa seisis tema, kursiivis tema, mitte suure tähega tema oleks Jumal, aga tema, seda Peeter, tal olid igasugused mõtted ja ta arvas, et siia ma rajan linna. Siit ma hakkan ähvardama rootslast. Ja mis seal on? Seal mingisugune Prijutu Bogovačuhonsa, mingisuguse õnnetu viletsa Läänemere soomlase onnikene on. Jah? Ei olnud. Seal oli linn. Kui see mitte lihtsalt linn, seal oli pealinn. See oli Ingerimaa pealinn, Nyen. Ja üldiselt see Gustav Adolf, kes on Tartuski kuulus, tema monument seisab meil ülikooli ees, tal oli umbes samasugust ideed nagu Peetril, et see on väga hea koht linnale. Ja mitte linnale, pealinnale, kohe me hakkame rääkima pealinnast ka. Või järgmine kord pealinnast. Linnale. Et siia, Ingerimaa oli Rootsi provints ja seal olid erinevad administratiivsed keskused, üks aeg oli Narva, aga siis spetsiaalselt see nagu pealinnaks keset jällegi tühermaad Gustav Adolf ehitas linna. Mingit tühermaad seal ei olnud. Nii kaua, kui me teame, seal oli alati mingi asula. Juba Vene väga vanades kroonikates selle nimi oli Nevski Kantsõ. Ilmselt see tähendab Neeva lõpp. Ja see oli
no seal oli asula ja see oli tähtis riiklikult seisukohalt. See oli tollipunkt. Ja see oli selline piir, kus rootslased ja ütleme tinglikult moskaviidid omavahel pidevalt sõdisid. Ja ütleme, et Peeter Esimene, tal tekkis idee, ei olnud. Selline idee sinna rajada pealinn oli tema isal, tsaaril Aleksei Mihhailovitšil. Peeter oli Pjotr Aleksejevitš. Aleksei Mihhailovitš, kelle Peeter Esimese nagu hüüdnimi oli Veliki, suur, aga Aleksei Mihhailovitšil oli tišaiši, seda kõige vaiksem. See tähendab, et tema ajal ei olnud sõdu. Tegelikult oli pidevalt, see oli sõda seal tatarlastega ja nii edasi, aga tema helistas nagu Trump diplomaatilisel teel. Ja oma, seal ei olnud, Moskva riigil ei olnud ministreid, aga olid erinevalt ukaasid. Ja see, kes oli selle saadikute pealik, bajarin Nardõn Nashjokin, sellele tsaar kirjutas, et rootslastega läbirääkimistega paku seda kohta, kas välja vahetada või osta või mingisuguse lepinguga lööda, aga kui õnnestus, siis valluta. Sest siia me teeme pealinna. Aga muuseas, see Nyön tähendab uus, see on uus linn. Ja Soomes uusi kaupungi, uus linn. Ja ühelt poolt kõikidel linnadel on mingisugused nimed, aga kõikidel linnadel on veel üks üldine nimi, mis on igal linnal, see on linn suure tähega. Kas lähed linna? Ja kõik ei küsi, et missuguse linna, äkki New Yorki? Ei, Tartusse. Ma praegu tulin maalt linna. Ja linn on linn. Te loete näiteks Bulgakovi valge kaardivägi, seal Kiiev ei ole kordagi nimetatud. See oli suure tähega linn. Nii. Ja kui me teeme uut linna, siis kõige sobivam nimi on talle uus linn, kas Nyön või uusi kaupungi. Nii. Siis üldiselt rääkisime, et linn on avatud. No see Peterburi on suurepäraselt. Siin nagu läheb läänest itta, see on sadam. No Tallinn ka on selles mõttes. Aga mõnikord on erandid. Näiteks pärast seda, kui mongolid vallutasid ja rüüstasid Kiievit, siis oli selle vana riiklusega teatud probleeme. Ja siiamaani see muuseas Ukraina sõda on nende probleemide järelkaja. No üldiselt, kui mongolid tulevad idast, siis ja rüüstavad ja hävitavad, põletavad maha pealinna, siis on loomulik, et elanikkond pageb läände. Ja keskus läheb läände. Ja nii juhtuski. Lääne-Ukraina ala, Galitsia, ja siis ei olnud enam Kiievi suurvürsti, aga Danil Galitski, Galitsia suurvürst oli, ja ta oli Euroopas tunnustatud kuningana. Rex, ta oli tunnistatud Vene kuningana. Niisiis, Danil Galitski oli Venemaa kuningas. Aga mis seal Moskvas oli? Aga Moskvat ei olnud siis veel. Veel 100 aasta pärast alles mingisugune bajarin Kutška, Kutška tähendab unikukene, aga see oli ta nimi, unikukene, ostis keset soid
keset, ütleme, see on huvitav, et Puškini müüdis see Peterburg on nagu soome-ugri selline soine ala. Ja muuseas Peterburg ongi soopeleid. Aga see Moskva oli ka soome-ugri soopel ehitatud. Ja, ütleme, see ja Moskva asula oli nimetatud Moskva jõe järgi. No mis see Moskva täpselt tähendab, on siin vaidlused, aga me kindlasti võime öelda, et see ei ole slaavi nimi. Selles kandis ei ole ühtegi slaavi nimi. No, ütleme, oletame, et see on soome-ugri. Enam-vähem kui nagu Mustvee. Ja, nii et Moskva on Mustvee. Nii, kahe küsimärgiga. Ja, sest etymoloogiad on alati kahtlased. Eriti. Nii, aga hüdronüümid on väga stabiilsed. Üldse see kohanimed. Näiteks tekkis uus riik Kosovo. Kui me vaatame see hüdronüümed ja kõik asulanimed, mitte ühtegi Albaania nimed. Kõik need nimed on slaavi nimed, kõik Serbia, kaasa arvatud see Kosovo. See on Kosovo pole. See on see koht, kus see on selline rahvuslik katastroof, seal kus türklased võitsid ühendatud slaavlaste väge ja korraldasid tapatalgud. See on väga selline valerikas. Nii, aga see ei tähenda, et ma olen Kosovo iseseisvuse vastane. Lihtsalt. Nii, see on Moskva hakkas kerkima keset Vladimiri vürstiriigi ja miks ta hakkas kerkima, sellepärast, et see oli hästi kaitstud kelle eest, tatarlaste eest. See oli keset metsa, keset soid ja veel seal tehti, ma ei tea isegi, kuidas eesti keeles seda nimetada, langetati sadade hektarite kauba metsa niimoodi ladvaga sinna poole, et ratsavägi mitte kuidagi sealt läbi ei pääse. Niisiis, täiesti keset mitte midagi maad, hästi kaitstud see. Nii, aga siin on selline asi, millest ma ükskord juba enne rääkisin, et kõikides linnades on erinevad rahvad. Vot, see ala on monoetniline. Linn on oma avatuses alati mitmerahvaline. Nii, ütleme selles mõttes, kui vaatame piiblis, siis see linna mudel on Paabel. See on koht, kus keeled läksid segamini. Ja inimesed enam ei saanud teenida. Üldiselt said küll kuidagi. No vot, niisiis, Moskva ehitati niimoodi, et keegi sinna ei pääse ja sealt hakkas see Vene isolatsionistlik poliitika. Niimoodi sulgume siia linna ja mitte keegi siia ei pääse. No, ütleme, ei pääse, aga otse kohe linnas seal tekkis Saksa küla. Sellel Saksa külal oli väga oluline roll Venemaa ajaloos. Sealt Peeter I sai euroopalikud ideed. Talle väga meeldis mehhanismid, mida saksa kellatsepad tegid. Talle meeldis puhas tüdruk, mitte sellised, nagu seal Venemaal on. Ja ta oleks peaaegu abielus sakslannaga. No, pärast abielus, ma ei tea kellega. See Katariina I, no, ütleme, Poola-lätlanna. Oli isegi selline legend, et ta oli eestlanna, aga muidugi ei olnud. Marta Skvarovska. Küll, et Saksa mingi see kellasapa
Kellasepa tütar ei sobinud, sest ei olnud piisavalt juures. Aga see Marta üldse elas, ma ei tea, mitme sõduriga, enne kui teda võttis vürst Šeremetjev endale ja siis armukeseks ja siis Peeter. Okei. Nii, igal juhul. No sa kujuta ette, kus Saksamaa, kus Moskva. Moskva tekkis Saksa küla. Aga see on ka ainuke küla. Moskva oli eraldud spetsiifiliselt tatarlaste eest. Ja mis te arvate, et Moskvas tekkis ka tatarlaste küla. Praegu enam ei ole, see on vana tatari küla. Revolutsioon ja kodusõja on need mašeed hävitatud. Nii. Üks väga oluline asi, mis on seotud linnaga, on kirjakultuur. Kirjakultuur ja bürokraatia areng. Ütleme, piktograafiline kiri on iseloomulik sellisele linnaeelsele tsivilisatsioonile. Linnas või linnades tekivad tähestikud. Ja kirjal on 2 eesmärki. Tundub, et täiesti erinevad, aga mingis mõttes nad on nad haakuvad. Üks on seotud sellise maagiaga, ennustustega. Kiri on tihti maagiline, kiri on seotud saladusega ja väga erinevad kirjasüsteemid võivad olla salajased. No, kui me ütleme Egiptuse kirjas, siis tavaliselt me ütleme hieroglüüfid. Hieroglüüfid, see tähendab pühad glüüfid. Aga need olid preestrite kirjad. Tavainimesed kirjutasid teises kirjas, kursiivis. Lihtsalt nad ei kirjuta. Hieroglüüfid on raiutud kivisse, sellepärast hästi säilisid. Aga no muidugi seal muumiates me leiame ka teistsugust kirja. Nii. Tähestik, kui me räägime praegu tähestikust, ja nii on ka eestikeelses Wikipeedias valesti, et tähestik on ainult foneetiline kiri. Aga tähestik on see, kus on olemas fikseeritud märkide kogum, erinevalt piktogrammist. Me ei saa sinna juurde mõelda. Ehk eesti keeles viimasel ajal mõeldakse igasugused, õigemini võetakse igasugustest türgi ja muudest keeltest need tähemärgid, mida eestlane ei oska hääldada ja mis, ütleme, tekitavad silmale valu. Aga üldiselt tähestiku kiri lähtub sellest, et tähtede arv on fikseeritud. Nii, ja ütleme, kui palju neid on. Ütleme, kui meil on foneetiline kiri, siis on neid kuskil 30 ringis tavaliselt. Pluss, miinus, seal 6-7 märki. Aga ka Hiina tähestik, mida need Hiina märgid tihti valesti nimetakse ka hieroglüüfideks. Nad ei olnud hieroglüüfid. Hiina tähestik, need on ka fikseeritud, aga neid on mitu tuhat. Nii, aga kuidas me neid meelde jätame? Jätame suurte pingutustega. Aga see idamaiste inimeste sitkus ja visadus. Üks minu hea kolleeg Jaapanist, ta on abiellunud eestlasega ja jaapani keeles L ja R on sama foneem ja jaapanlased ei kuule vahet, lr. Ja, aga ja siis, kui ta alles ennast küsis,
et kuidas eestlased teevad neil vahet. No, Eesti kõrval on täiesti selge, et üks on rrr, jah, aga Jaapanil ei ole. Aga ta räägib väga puhtalt eesti keelt ja ta küsiti, et kuidas ta siis teeb vahet. Aga ta õppis ära kõik need sõnad, kus on L-id ja kus on R-id. Jah, see on see idamaine visadus. Ja räägib väga puhtalt eesti keelt. Ma ütleks, et paremini kui mina, aga ehkki ma olen siin kogu elu elanud. Nii, salajane kiri. Kui juba sai mainitud Jaapan, siis seal on nagu 3 kirjasüsteemi. Üks on selgelt Jaapani märgid, Hiina märgid. Ja neid nimetatakse Hiina märkideks ja ganjid. Nii, värk on selles, et jaapanlased ei oleks jaapanlased, kui neid ei saaks 2 moodi lugeda. Neid võiks lugeda nagu Hiina järgi, nagu tähenduse järgi, aga võib lugeda ka hääldamise järgi. Ja sa pead teadma, kuidas sa seda antud juhul lugeda. Aga seal, kui te vaatate mingisugust Jaapani teksti, siis te näete, et seal kanjide vahel on mingisugused teised märgid. Need on, tavaliselt on katakana. Need on silbiline kiri. No, neid ei ole nii palju kui kanjisid, aga ütleme, silpe on ka keeles üks jagu. Nii, ja see on see kihvt asi Jaapani keeles, et ei ole nii, et ma valin, et nüüd kirjutan kanjid või nüüd kirjutan katakanas. Ei, ma kirjutan läbi segi, et kuidas mulle on siin mugavam. Aga on veel hiragana. Need näevad hoopis 3. moodi välja. Ja, nüüd need võivad ka läbi segi olla. Aga räägitakse, vähemalt ma olen kuulnud, et hiragana algselt oli naiste salakiri. Need kanjid olid need õpetatud mehed. Mis asi on õpetatud? No, nagu läänes, mis on lääne? Läänes on Hiina. Ja läänemeelsed. Nad kanjid ja siin. Aga naised arendasid, neid ei õpetatud, nad arendasid salakirja ja see oli hiragana. Aga nüüd ta ei ole enam salajane ja võib olla nii. Igal juhul, nagu 3 erinevat süsteemid, aga nad on kõik fikseeritud. No, praegu on kõige levinum kirjapilt, mis on rajatud ladina tähestikul. Kusjuures ladina tähestikku võivad kasutada Indoeuroopa keeled, võib kasutada baski keel, mida kohta me täpselt ei tea, mis ta on, võib kasutada soome-ugri keeled, täiesti teised kui Indoeuroopa keeled, võib kasutada türgi keeled, ja, no, ja veel. Täiesti erinevad keeled, samad, ütleme, teatud variatsiooni sama tähendab. Aga kui me vaatame antiigiaega, siis kõige levinum tähestik oli kiilkiri. See on... No vot, siin on mul mõned keeled nimetatud, kes kasutasid kiilkirja. No, ütleme, mõned nendest, mul siin ei ole laamik keelt, mõnes oli 2 süsteemi, üks nagu vana enda oma, teiseks siis kiilkiri. Hetiidel oli ka sama, ütleme, piktograaf, ütleme, hieroglüüfiline, seda nimetatakse juba täpselt, aga ka kiilkiri. See on kuulus Behistuuni raidkivi. Kuningate kuningas Dareios lasi enda jaoks raiuda seda. Siin ta on, siin ta hoiab jalga mässaja, kes, no mul on see siin läbi joonistatud paremini. See tähendab, mina läbi joonistasin. Hoiab jalga selle maagi, kes kuulutas ennast Jumala kehastuseks ja tõstis mässu. Ja siin on 9 hõimu, kes läksid selle mässuga kaasa. Nad kõik aheldatud, see on siin maas, palub
andestust. See on Dareiose ihukaitse, aga see on surematu. No, pärslaste kaardivägi või kuningavägi olid surematud. Nii, ja siis erinevates keeltes on kirjutatud, et kuningas Dareios räägib endast kolmandas isikas. Kuningas Dareios ütleb, minu isa on ja nii edasi, kes ta on. Ahura Mazda, muuseas, Ahura Mazda on peajumal, ta on siin. Ja see kiri on 3 keeltes. Vana pärsia keel, elami keel ja Babyloonia keel, mis on akaadi keel. Nii. Need on erinevad keeled, aga kõik kiilkirjas. No, antud juhul tegemist on kivisse raiutud kiilkirja. Aga siin on mul veel üks näide. See on juba Dareiose poeg Xerxes. See on nagu järjepidevus, et Dareios valmistas seda platsi ette ja siis mina lasin siia seda kirjutada. See dünastia on Achemeniidid. See on need, kes, kui me räägime sellest Kreeka-Pärsia sõdadest, siis need on Achemeniidide. Nii, okei. Kiilkiri on tavaliselt, miks ta oli nii populaarne? Mitte sellepärast, et teda oli hea raiuda kivisse, aga sellepärast, et teda oli väga lihtne vajutada savisse. Ja need, on vaja pulka, savi ja kõik. Savi aja jooksul laguneb ja muutub tolmuks. Aga miks meil nii palju need kiilkirjas need saviplaate on? Sellepärast, et linnad hävitakse tavaliselt ühtemoodi, et põletakse maha. Ja mis on linnale hukk, raamatukogule päästne. Need savi plätakad muutusid telliskivideks. Suure temperatuur. Ja nii. See oli väga mõnus ja väga loogiline süsteem. Nagu ma ütlesin, siin on 2 asja. Üks on seotud maagiaga, teine on seotud majapidamisega või selliste maissete asjadega. Kiilkirjas on väga lihtne arvutada. No, meil on ka lihtne arvutada. 2 + 2 on selge, mis asi. Jah, no meil on hea jagada. No, iga üks, kes vähemalt on enne kalkulaatorite aega koolis käinud, oskab jagada niimoodi. Aga no, mis see on? See on ainult abstraktne, arv on abstraktne asja, see on, kuidas me seda kirjutame üles, ükskõik kuidas. No, kui me kirjutame nii üles, siis ei ole suugi nii lihtne seda arvata. Mis siin on? Siis siin ei ole positsiooni, siin ei ole suurusjärku. Mis see on? See on 100 enne 1000. Tsentri enne milleeniumi. Mis on? 1900. Ja? Siis on 50, 10 ja 8. Keskajal räägitakse, et üks hea jagamise
lahendus oli doktori väitekirja väärt. Et jah. Rooma impeerium lagunes sellepärast, või jagunes sellepärast, et ei osanud jagada. Kusjuures tõesti raske, ma kunagi õppisin ära, kuidas on, aga praegu, kui ma seda valmistasin, ei tulnud meelde. Aga hoopis lihtne ja loogiline on šumerite, assüürlaste, babylonlaste. Jah. See on 1 ja see on 10. Nüüd see on 10. süsteem ja 60. süsteem. Jah. Mis on 1 on selline, 2 on nii, 9 on nii, 9 sellist on 9, jah. Siis on 20 on nii, 10 ja 1 on 11. See on jällegi, see on nagu meie süsteem. See on suurusjärgud. No, ütleme peaaegu. 20 ja 6. Miks selline süsteem, ütleme nii, babylonlastel kui egiptlastel oli väga arenenud matemaatika, aga babylonlastel oli palju arenenud. Miks? Sellepärast nad arvutasid, arvutamine oli mugavam. Ja see on meil siiamaani. Tähendab, mida ei olnud, mida egiptlased ei leiutanud? Ratast. Mis nad nagu kelgu peal tärisides. Aga babylonlastel oli ratas, oli ratsavägi, või ütleme juba šumeritel, ja tänu sellele meil on ringis 36 kraadi. Meil on tunnis 60 minutit, ehk see ei olnud seal babylonlastel, see on hiljem juba tuletud. Ja, 60 minutit ja 60 sekundit, nii et see 60 süsteem on meil ka. Ja selline, ütleme, see on, ütleme, see ei ole kalkulaator, aga see ei ole ka päris mitte. See on näidatud, kuidas arvutatakse näiteks ruutjuurd sellise asja abil. Ja. No ütleme päris täpselt, no, komamärgid on teistsugused. Nad arvutasid veel pi ka seal koma vigadega, aga ikka üsna täpselt, sest egiptlastel pi oli umbes 3. Aga siin on hiljem 3,1 ja 2. Neil oli 3,1 ja 6. Täpsem. Nii. Mul siin on mõned numbrid. Näete, et roomlastel ei olnud 0. Araablased hiljem panid selle punktina 0. Nii muuseas, need me nimetame araabia märkidega numbriteks, aga need ei ole araabia numbrid. Hindud, Tais ja Hiinas 0 tuli hiljem. Nii, ja aega ka otsa saamas lõpetuseks. Paar näidet. Euklidese geomeetriat. Ja selle plaadi peal on Pythagorase teoreem. Rohkem kui 1000 aastat enne Pythagorast. Astronoomia. Seal astronoomial oli praktiline eesmärk, ennustamine. Aga et ennustada tuleb hästi teada seal planeetide ja tähtede seisud. Tähtkujud, mis meil praegu on osaliselt säilinud Paabeli nimetused, osad ümber nimetatud Kreekas, aga tähtkujud on Babylonist olnud. See sealt tulid need nimetused.
see on tsikuraat, ma olen sellest rääkinud, võib-olla räägime hiljem. See on, siin üleval elab Jumal. Ja siin seal teenivad preestrid, kes on astronoomid. See on nagu tähed, nagu muuseas ka tähetorn. No, ja kupled ja sellel laadil on kirjeldatud komeeti ilmumine ja tema liikumine. Okei, sellega me täna lõpetame.